loodusseaduseid ei huvita, kas sa oled hea inimene või sa oled halb inimene. Loodusseadusi huvitab, kas sa oled efektiivne inimene ja kas sa oled aus inimene. Mida me sellele silmas peame? Proovime lahti seletada võimalikult lihtsalt ja loogiliselt. Näiteks gravitatsioon, üks loodusseadustest. Teda ei huvita, kas sa oled hea või halb, oled sa mustanahaline või valge, oled sa asiaat või keegi muu. Üldse teda ei huvita. Kui sa lähed, kõnnid kuskilt ja tuleb auk vastu, kukud sinna sisse, kui sa sealt üle ei lähe. Ehk siis loodusseadust ei huvita. Peale sellise loodusseaduse nagu gravitatsioon eksisteerib peale hermeetilised loodusseadused, need on 7 kokku. Ja need puudutavad vaimset perspektiivi ja vaimset maailma. Üks nendest on näiteks mentalism, teine nendest on näiteks selline huvitav loodusseadus, just nimelt vaimset perspektiivi silmas pidades nagu põhjuse tagajärg. Neid on veel, igaüks saab ise uurida, keda huvitab. Ja neid samu loodusseaduseid, nagu mainisin, ei huvita, kas sa oled hea või halb, vaid neid huvitab, kas sa oled võimalikult autentne ja efektiivne. Ja nüüd selle sama idee autentsuse ja efektiivsuse osas tahaksin panna maailma igapäeva argiellu ja tuua võrdlusesse 2 inimeste rühma. Esimene grupp inimesi on siis sellised inimesed, kes suruvad ennast alla. Nad ei käitu nii, nagu nad olla tahaksid. Ainuke koht, kus nad käituvad nii, nagu nad olla tahaksid, on siis, kui nad tulevad koju, jõuavad ennast täis ja kiruvad riiki ja teisi inimesi. Ja teine rühm inimesi on need, kes on nii, nagu nemad olla tahavad. Ehk siis nad on 100% autentsed, nemad ise, eks ole. Loodusseaduste seisukohalt, loodusseadused sallivad rohkem seda teist tüüpi inimesi, sellepärast, et nad on ise 100%, nemad ise autentsed, nagu nad on, nii emotsionaalselt, intellektuaalselt, oma väljaütlemistega, mõtetega kui kõige muuga. Ja nüüd me võrdleme nende 2 grupi inimeste mõttelaadi ja edukust. Esimene grupi inimesi ilmselgelt on rohkem depressioonis, sellepärast nad suruvad ennast alla. Nende võib-olla isiklik elu, materiaalne elu ei ole üldse nii hea, sellepärast nad suruvad ennast alla ja nad ei ole oma olemuselt need, kes nad olla tahaksid. Aga teine rühm inimesi, kes on nemad ise ja kohati võib-olla isegi lähevad natukene vastuolu mingisuguste ühiskondlike arusaamadega, nemad ise. Ja tänu sellele, et nemad on nemad ise, see peegeldab ka nende tegevustes. Neid saadab suurem edu, on see suhetes või tööl või emotsionaalses plaanis. Nad ei tunne nii suurt stressi, ebamugavust, sellepärast nad lasevad endast välja asju. Nad on nemad ise. Ja kui ma võtsimegi alustalaks need loodusseadused, siis loodusseaduste seisukohalt teine grupp inimesi nii-öelda ruulib täiega, sellepärast, et nad on kontaktis loodusega. Esimene ei ole kontaktis loodusega. Siinkohal tekib huvitav vastuolu seoses ühiskondlike väärtustega ja individuaalsete väärtustega. Ühiskond soovib, et inimene käituks mingit kindlat moodi, sest muidu vastasel juhul ühiskond ei saa toimida. Ma olen sellega nõus, alustades liikluse reeglitest ja lõpetades kõige muuga. Aga paralleelselt sellega eksisteerib ka indiviid. Ja individuaalsest seisukohast on tähtis indiviidi tunne, sellepärast, et kui indiviid tunneb ennast hästi ja kvaliteetselt iseenda sees, siis ta saab ka ennast paremini realiseerida välises maailmas. Aga kui indiviid ise seest mädaneb tänu allasurutusele, allasurumisele, siis hakkab ka mädanema väline pilt, sellepärast, et indiviidid moodustavad selle välise keskkonna. Ehk siis loomoraal kokkuvõttes mitte liiga sügavaks minnes on see, et inimene peab olema võimalikult autentne, originaalne tema ise. Eks ole, see on kõige tähtsam üldse, et see valetaks ise endale ja sa oleksid selline, nagu sa oled. Isegi kui sa võib-olla natukene nii-öelda paneme siis patused nimed juurde halb või kellegi arvates üleolev, need on nende arvamused. Aga sina oled sina ise ja sina jälgid oma teed. See on kõige tähtsam, veel kord rõhutan. Inimene peab olema tema ise.